Põhja-Atlandi allianss kaasati esmakordselt otseselt Venemaa droonide allatulistamiseks Ukraina kohal. Rumeenia süüdistas täna Venemaad provokatsioonis pärast seda, kui Venemaa droonide rusud kukkusid NATO liikmesriigi Rumeenia territooriumile. Ja selle tõttu teevad venelased praegu kõvasti kära. Selle tõttu tõsteti õhku 2 Eurofighter Typhooni hävitajat, mis osalesid Suurbritannia missioonis Rumeenia õhuruumi patrullimiseks, et jälgida rünnakut, mis on tavapärane protseduur. Kuid nüüd väidavad venelased juba, et need hävitajad hakkasid esimest korda Ukrainas, eriti Odessa oblastis, droone alla tulistama. Aga kas see ikka nii on? Uurime seda koos. Minu nimi on Aleksei Betši, arutame seda teemat koos. Aga enne kui alustame, palun tellige kanal, pange videole like, kirjutage oma kommentaar selle video alla ja liituge minu Telegrami kanaliga Betši News, mille link on selle video kirjelduses. Niisiis, Vene väed andsid ööl vastu 25. aprilli ulatusliku kombineeritud löögi Ukraina linnadele, lastes välja 666 drooni ja raketti. 619 droonist ja 47 raketist õnnestus vastavalt alla tulistada 580 ja 30 sihtmärki. Rünnakud registreeriti Dnipropetrovski, Harkivi, Tšernigivi, Sumi, Odessa ja Kiievi oblastites. Ja nüüd teatas Ukraina president Volodõmõr Zelenski, et Vene rünnakud jätkusid kogu öö ning kannatanuid on samuti Odessa ja Harkivi oblastites. Tsitaat. Venelaste taktika pole muutunud. Löögidroonid, tiibraketid, suured raketid ja suur hulk ballistikat. Enamik sihtmärke on tavaline linnade infrastruktuur. Kahjustada said elumajad, energeetika ja ettevõtted. Aga sel ööl juhtus midagi ebatavalist. Kagu-Rumeenia linnas Galatsis leiti droonirusud pärast Venemaa õhurünnakut Ukrainale. Rusude kukkumise tagajärjel said kahjustada elektripost ja elumajale juurdeehitus. Kannatanuid ei ole. Sellest teatati Rumeenia kaitseministeeriumi avalduses. Siin on oluline märkida, et Rumeenial, mis on NATO ja Euroopa Liidu liige, on Ukrainaga ühine maismaapiir pikkusega 650 kilomeetrit. Vene droonid on õhurünnakute ajal Ukrainale korduvalt rikkunud Rumeenia õhuruumi. Kuigi droonide rusud on juba varem langenud Rumeenia territooriumile, sai laupäeval esimest korda kannatada just vara. Sest Rumeenia kaitseministeerium tegi avalduse. Tsitaat. Rumeenia kaitseministeerium mõistab hukka Venemaa Föderatsiooni vastutustundetud tegevused ja rõhutab, et need kujutavad endast uut väljakutset piirkondlikule julgeolekule ja stabiilsusele Musta mere piirkonnas. Sellised juhtumid näitavad, et Venemaa Föderatsioon eirab rahvusvahelise õiguse norme ning kujutavad ohtu mitte ainult Rumeenia kodanike julgeolekule, vaid ka kollektiivsele julgeolekule. Hiljem kutsuti Venemaa suursaadik Bukarestis Rumeenia välisministeeriumisse seoses Rumeenia õhuruumi rikkumisega. Selliseid juhtumeid nimetas Rumeenia esindaja Oana Tsoju Venemaa tegevust vastutustundetuks. Venemaa rahvusvahelise õiguse eiramine. Ja tõenäoliselt on see kogu selle loo osa. See, et 2 Eurofighteri hävitajat, mis kuuluvad Rumeenia ja ka kollektiivse Briti missiooni koosseisu õhuruumi patrullimiseks Rumeenias, tõusid õhku selliste juhtumite jälgimiseks, on juba tavapärane protseduur. Ja naabruses asuva Tuldja maakonna elanikke hoiatati. Vene Föderatsiooni oht Rumeeniale. Ukraina seadusandlus lubab rahuajal droone alla tulistada, kui need ohustavad kodanike elu, kuid seni pole seda tehtud. Ja nüüd pärast öist rünnakut. 25. aprilli ööl hakkasid venelased juba väitma, et öösel droonirünnaku ajal Ukraina Odessa oblastile 2 hävitajat on tunnistuseks Vene Föderatsiooni hoolimatusest. Piloodid fikseerisid Vene drooni, rahvusvahelist õigust ja kujutavad endast ohtu Rumeenia julgeolekule. Nad said loa sihtmärkide tabamiseks. Ja nüüd räägivad venelased julgeolekust. Intsidendid näitavad, et Venemaa Föderatsioon eirab rahvusvahelist õigust.
ja mõned kuumapead. Venemaal kutsutakse juba üles kas tugevdama Rumeenia julgeolekut või kuidagi suurendama Venemaa kohalolekut Transnistrias, kuna väidetavalt kujutab naaberriik Rumeenia nüüd Venemaale ohtu. Loogika on Venemaal juba ammu katki, aga ka kollektiivne julgeolek. Nende arvates, kui Rumeenia tulistas nende drooni alla Ukraina territooriumil, siis tähendab see, et Rumeenia on sõtta astunud. Selline ongi nende loogika. Ja siin on Rumeenia kaitseminister. Intsidendid reedel 24. aprillil vahetult enne seda öist rünnakut. Ta väitis, et Venemaa Föderatsioon eirab rahvusvahelist õigust ja kujutab ohtu mitte ainult Rumeenia kodanike turvalisusele, vaid ka kollektiivsele julgeolekule. Ameerika ettevõtte Project Eagle poolt välja töötatud süsteem Merops suudab tegeleda drooniohtudega Donau jõe ääres. Ja muide, Poola juba kasutab seda süsteemi NATO idatiival. Samal ajal ründasid Ukraina droonid esmakordselt kogu sõja jooksul laupäeva 25. aprilli ööl Venemaa Föderatsiooni. Ja ohtu mitte ainult Rumeenia kodanike turvalisusele, vaid ka kollektiivsele julgeolekule. Sellised juhtumid näitavad Venemaa Föderatsiooni hoolimatust. Rahvusvahelise õiguse suhtes. Nad kujutavad endast ohtu. Seetõttu pakun saate lõpus nautida Rumeenia kodanike turvalisusele ja kollektiivsele julgeolekule. Meil on droon. Lihtsalt maja, lihtsalt siin kõrval. Veel üks droon lendab. Issand jumal. Ja sama suur raamil. Nad lendavad Tšivakuši poole. Istu kurat kõlal. See on otse meie kohal. Siin ta on tohutu. Issand, ta on tohutu, tal on rakett. See lendab otse meie kohal. Issand küll. Teine, kuti poole. Kalamehed, püüdke droonid kinni. Kutt lendas minema. Siia panen ma 3 punkti, kirjutage oma arvamus ja järeldused selle video alla kommentaaridesse, tellige kanal, vajutage kellukesele ja ärge unustage panna laiki. Kui soovite selle YouTube'i kanali tööd toetada, saate seda teha mis tahes annetuse või tasulise sponsortellimuse kaudu, kasutades allolevaid linke ja rekvisiite. Selle video kirjelduses ongi kirjas. Toeta kanalit Aleksei Petši. Valige endale sobiv toetamise viis. Olen tänulik iga teie toetuse eest sellele kanalile. Sellega on kõik, hoolitsege enda eest, kõigile head aeg!